Nii, tere, on kuulda, jah? Mina olen siin täna teie ees korraga 2 mütsiga. Ma olen Eestimaa Looduse Fondi töötaja ja juhatuse liige ja teine müts on mul peas, on Tallinna Ülikooli ajaloo osakonna doktorant. Ja ma tänan ürituse, konverentsi ja lausa festivali korraldajaid ja neid eelnevaid ettekandjaid, et lähen ka ajalukku, aga ja metsateema on jutuks, aga annan võib-olla natuke teistsuguse mõõte, sellise ühiskondliku ja mida meil on ajaloost õppida stiilis mõtlemist, et mina kui ELF-i esindaja ja kui ajaloolane, mis ma nendest lugudest, mis ma kuulnud olen ja õppinud olen, järeldada oskan. Ja kindlasti on siin saalis peaaegu kõikidel nendel teemadel minust palju targemaid inimesi, nii et ma väga ootan siis pärast kohvipausi või lõunapausi ajal teie parandusi, kommentaare, ettepanekuid ja muid tarkusi. Aga see, mis siin ekraani peal praegu on, ei ole kellelegi uudis, et sel suvel siis selline artikkel ilmus ja see on tõsi, et Eestimaa Looduse Fond vaidlustas kohtus Lüganuse valla eriplaneeringu, millega siis oli plaanis tselluloositehas luua A-külla Ida-Virumaale. Ja selline asi on, kui mingi asutus läheb kohtusse kellegi vastu, siis kindlasti ei ole see lihtne otsus, et nüüd kohtutee on üks keeruline tee ja alati on parem, kui asjad saavad lahendatud rääkides, kirjutades, suheldes ilma kohtusse minemata. Nii et kui me kaalusime seda, et kas minna kohtusse, vaatasime ka natuke ajalukku, aga päris lähiajalukku, et mis juhtus viimati, kui ühte väga suurt sarnast tehast plaaniti Eestisse, kui haavapuidutehas plaanidega välja tuldi, siis ka metsaökoloogid ütlesid, et sellel tehasel on väga suur mõju meie metsadele, metsaelustikule ja täna on see reaalsus meil käes, et lendorav on juba aastaid väljasuremise piiril hingitsenud liik. Tehas töötab, need numbrid on tehase enda kodulehelt, et toodab aastas 170 000 tonni haavapuidu massi, mis läheb kõik Eestist välja ja sellega saavad 95 inimest tööd. ELF-i poolt vaadates see ei ole hea tasakaal, terve liigi väljasuremine versus 95 inimese töökoht. Me kindlasti oskame Eesti metsasektoris palju targemaid töökohti luua. Ja teine pilt, mida ma olen viimasel ajal väga palju vaadanud, mitmete inimestega arutanud, on Eesti metsa raiemaht läbi aegade ja kui rohkem on viimasel ajal juttu olnud ministrite ja ametnike ja teadlastega selle siis vasakpoolsest otsast, kus need sakid käivad üles-alla, et mis siis juhtus, miks see sakk seekord alla läks, miks seekord üles läks, kas see oli mingi seaduse muudatus või oli midagi puiduturul toimus. Siis ma selle ajaloolase mütsi pähe pannes vaatan seda osa, mis siin siis paremat kätt, vasakut kätt teie poolt vaadates on. See ajalooline madal raiemaht enne Eesti Vabariigi taastamist, et oli võimalik ju ka siis oli olemas metsandussektor, töökohad olid, aga raiemaht oli oluliselt madalam, et kuidas see toimis, mis seal siis sel ajal toimus. Kindlasti on siin saalis väga palju inimesi, kes oskavad mulle selle kohta midagi huvitavat ja tarka rääkida ja ma tahaks neid jutte väga kuulda. Mida ma tean või mida saab niimoodi ajaloolises vaates ju öelda, on see, et päris pikalt olid looduskaitse ja metsandus üks ministeerium või peavalitsus, mida siis juhiti ühtselt ja
Ja siis üks selline võib-olla selline anekdootlik või üks selline juhuslik väljavõte siis Mart Eeriku blogist, kus ta räägib, et ta noore plaanimajanduse ametnikuna kirjutas kirja, et Eestis on raiemaht liiga väike ja läks siis metsamajanduse ja looduskaitseministri Heino Tederi juurde, kes siis Mart Eeriku blogist tsiteerituna ütleb, et Mart, jätame need kolhoosi, sovhoosi metsad rahule, neid võib veel kunagi vaja minna. Me ei tea, mis tulevik toob. Et sellest tsitaadist tundub, et oli ikkagi teadlik metsade hoidmise otsus ja see ei olnud juhuslik, et keegi kuidagi juhtus, keegi ei teadnud, metsa on palju, vaid et metsa ja loodust hoiti koos, hoiti teadlikult seda raiemahtu madalana. Aga nüüd kutsun teid kaasa hoopis teise kohta, Saaremaalt väga kaugele ja ühele ajaloolisele väikesele ekskursioonile hoopis Venemaale, Altai kraisse ja et võib-olla mulle tundus, et see lugu võib-olla aitab meil täna Eestis ka, võib-olla annab midagi huvitavat järeldada või ajaloost õppida. Aga selleks, et Venemaale minna, siis eestlastena meil muidugi näeme väga paljusid asju, mis Nõukogude Venemaal toimus hoopis teisiti, et Leonid Leonovi raamat Vene mets eestlaste jaoks pigem on lihtsalt üks venestamise ilming, kus siis selline Nõukogude Liidu tunnustatud kirjanik kirjutas vene rahvusest, samal ajal ka vene metsast ja see oli selline allegooriaid täis tunnustatud romaan, kus peategelane on siis selline jätkusuutlikku mitmekesist metsamajandust toetav metsandusteadlane ja siis pahategelane on sellist rüüstavat võimalikult kiiresti puitu ükskõik mis hinnaga metsast väljatoomist toetav siis selline metsabürokraat. Ja selles romaanis loomulikult on mets ja vene rahvus omavahel allegooriad, aga panin siia ühe tsitaadi siis ühelt ajaloolaselt, kes ütleb, et see romaan oli tegelikult esimene kord, kui Venemaal avalikkuse ette toodi see mõte, et raiemaht on üks selline asi, mida me peame piirama selle jaoks, kui me tahame kaitsta seda, mis metsas toimub. Ja see romaan inspireeris väga palju Vene keskkonnakaitse liikumist ja natuke ka seda ja kindlasti ka seda liikumist, millest ma nüüd teile rääkida tahan. Altai Krai on see, kuhu ma kutsun teid nüüd mõttes, kus on suured Siberi seedermänd on, ma arvan, see eesti keeles õigesti öelda. Paranda mind, kui ma eksin. Siberi seedermänni metsad, mis on siis aastasadu olnud selle piirkonna inimestele väga-väga olulised, seda kutsutakse ka Tšudo Djerevo ja Hljeb Djerevo, et selline toitu lauale toov puu ja seda on kohalikud inimesed kasutanud alati väga-väga mitmekesisel kujul, et need seedermänni seemned on olnud tohutu oluline kaubandusartikkel. Sellest puust on saanud vaiku, terpentiini, seal nendes metsades on palju olulisi jahiloomi, et neid metsi on kasutatud väga-väga mitmekesiselt, et puit on olnud üks, aga mitte kõige olulisem asi, mida sealt metsadest on saadud. Nõukogude Liidu algusaegadel 20. aastatel bolševikud tahtsid kohe neid metsi ka endale rahaks tegema hakata ja neil oli teada, et see on üks Tšudo Djerevo, üks imede puu, et siit saab palju raha. Ja oli plaan kohe asutada 7 sellist kollektiviseerimise ja industrialiseerimise siis ideoloogiast lähtuvat metskonda, mis hakkaksid neid metsi siis rahaks tegema ja eelkõige siis läbi nende männi seemnete, siis tegelikult suudeti ainult üks nendest plaanitud metskondadest rajada ja see ka läks 2 aastaga. Ikkagi selgus, et see ei tööta, et need männiseemned on ainult kord aastas, ei saa terve aasta seal palgal hoida inimesi, et nad ei suutnud tegelikult seda mitmekesist
mitmekesist metsa, mida kõike sealt metsast sai, nad ei suutnud sellise industrialiseeritud, standardiseeritud, kollektiviseeritud ideoloogiaga rakendada. Ja siis ma nüüd jõuangi selle looni, mis ma teile jutustada tahan, see kõik on ette sissejuhatus olnud. Siis 1950. aastatel said kokku sellised noored inimesed väga erinevate ühiskondlike taustadega, et siis Leningradi metsandustehnikumi noored ja Moskva ülikooli bioloogid, kes on väga erinevatest ühiskondlikest gruppidest ja võib-olla täna või ka väga paljudes teistes ajaloolistes hetkedes isegi väga vastandlike vaadetega metsale. Aga sel hetkel need noored leidsid sellise ühise inspiratsiooni, et need Siberi Seedermanni metsad, et see võiks olla helesinine unistus, et nii metsandusteadmised kui ka bioloogide teadmised, kui need kokku panna, et siis on võimalik sellist päriselt sellest metsas hoida nii elurikkust, kui ka saada sealt palju töökohti, mitmekesiseid saadusi. Ja selline unistus nendel oli ja nad organiseerusid ja 1957. aastal siis läksidki Moskvasse oma seda projekti esitlema, et nad tahavad sellist eksperimenti teha. Ja tõesti neil õnnestus, antigi noortele kasutada Altai Krais 70 000 hektarit metsa, lubati neil selline eksperimentaalne metskond sinna rajada ja kõiki oma siis, see oli loomulikult Hruštšovi sulaaeg, siis oli selline, et just selline aeg ühiskonnas ka, kus paljud uued lootused, uued mõtted, kuidas maast ühiskonnale kasu saada ja asusid need noored oma unistust ellu viima ja panid sellele sellise uhke nime nagu Kedrograd, nagu Seeder on Kedr ja siis neil oli selline Kedrograd oli nende unistuste linn, mis nad siis asusid sinna ehitama. Ja see info levis kulutulena kõikide Venemaa või väga paljude Venemaa ülikoolide tudengite seas, nii et see muutus tohutult populaarseks selliseks suveveetmise kohaks, kuhu siis sajad tudengid suvel läksid, telklaagrid, kitarri ja akordioni saatel lõkkeõhtud ja siis sellised metsatööd nii siis nende seemnete kui ka igasuguste jahipidamise ja igasuguste erinevate siis võimalustega. Ja läks juba see kohe väga uhkelt tööle ja esimesel aastal juba neil oli väga hea see männiseemne saak, ja neil oli ka justkui siis võimude toetus Moskva poolt, aga see loomulikult nende suur edu juba esimesel aastal jäi väga negatiivselt silma piirkonna siis metsandus teistele siis metskondadele ja metsandusbürokraatidele, kellel see metsamajandus logises, plaanid ei olnud täidetud, raha ei tulnud nii palju riigikassasse, kui neil toodati ja siis järsku on selline tudengite grupp, kellel on suur edu ja hakati nende peale kaebama ja saadeti neile siis selline kontroll sisse, kes leidis, et neil ei ole tegelikult üldse õigust müüa neid männiseemneid, mis nad on kogunud ja see kõik konfiskeeriti, nii et on sellised arhiivides sellised tohutud kurvad, traagilised mälestused sellest, kuidas siis need noored inimesed pidid selle esimese talve, kes nad olid tohutult tööd teinud, aga esimese talve ilma rahata üle elama seal, pidid sööklas käima krediidi peale süüa küsimas, et neil ei saanud palka välja maksta, sest et nende see siis tegevuses leiti sellised bürokraatlikud takistused. Aga nad said siis Moskvast järgmiseks aastaks loa ise oma toodangut turustada ja alustasid jälle järgmisel hooajal tubli tööga ja jällegi väga suur entusiasm ja ka selline ühiskondlik toetus ja kõla, et väga palju kajastas nende tegevust selline ajakirjanik ja autor Tšivilichin, kes oli siis vist Komsomolskaja Pravdas oli toimetaja ja kirjutas raamatuid ja siis kirjutas sellise hästi, tema ka väga uskus sellest, et Siberi mets tuleb, et see ongi nagu selle vene rahva enda nagu analoogia ja selline hästi vene rahvuslik, aga samal ajal selline siis metsa
Siberi metsa eest seisev kirjanik kirjutas sellise loo Mühise, taiga mühise ja sai siis tohutut vastukaja, inimesed hakkasid kirjutama nendele noortele ja et loomulikult ka see ebaõiglus, mis nendele osaks sai, et nende esimese aasta saak oli neilt konfiskeeritud, siis hakkasid inimesed neile raha saatma, šokolaadi saatma. See info levis, et sellised tublid noored on kõige prominentsem selline ühiskondlik toetus, mis neile sümboolselt tuli, oli see, et kosmonaut Juri Gagarin võttis endale selle koodnimeks Kedr, et kui teda kutsuti, siis see oli tema see kood ja see oli selline ühiskondlik toetus ikkagi nendele noortele, kes seal üritavad neid metsi jätkusuutlikult majandada. See omakorda tegelikult ikkagi seda konflikti kohalike ja teiste metskondadega eskaleeris ja neil hakati ikkagi veel rohkem igasuguseid bürokraatlikke takistusi siis kodaratesse kaikaid loopima, nii et siis need mälestustes ikkagi need Kedrogradi eestvedajad ütlevad, et 62. aastal algas ikkagi selline bürokraatlik täiemahuline sõda nende vastu. Pidevalt leiti kogu aeg nendele siis uusi asju, mida neile ette heideti. Asuti neile peale siis suruma ka seda riiklikku raieplaani, kuigi kogu nende idee oli see, et võimalikult vähe peaks raiuma, et peaks sanitaarraiet tegema või teatud valikraieid, aga et nad tegelikult ei täitnud seda raieplaani, mida teised metskonnad täitsid ja lõpuks siis 60ndate keskel see Kedrogradi eksperiment ikkagi lõppes, läks laiali ja siis seesama Vladimir Tšivilihin 67. aastal kirjutab, et ta on nende Kedrogradi eestvedajatega rääkinud ja nendega kirjavahetuses olnud, et need on jõudnud järeldusele, et tegelikult Siberis ei ole mingit seedri probleemi, et probleem ei ole mitte selles, et seeder ei ole kuidagi, või see Siberi seederment ei ole kuidagi meie ühiskonna jaoks kasulik, vaid probleem on tegelikult selles metsamajanduse korrumpeerunud bürokraatias, mille pärast tegelikult Vene metsad on ära laastatud, et asi ei ole mitte selles, et metsad ei saa kasulikud olla ja et neid ei saa jätkusuutlikult majandada, vaid asi on selles, et need on juhitud väga halvasti, need asutused, mille kätte on meie Vene metsad usaldatud. Nii, et mis siis sellest kõigest õppida, et oli üks Kedrograd kunagi ja suri ära. Esiteks sellest, see on üks väga oluline peatükk Venemaa keskkonna liikumise ajaloos, need Kedrograts, nendest said alguse hiljem väga paljud teised liikumised. 60. aastal asutati Moskva üliõpilaste looduskaitsering, mis on 3 aastat noorem kui Tartu üliõpilaste looduskaitsering, aga juba ka päris pikaajalise ajalooga organisatsioon. Siis hilisemad need Baikali-äärsed tselluloositehase, reostuse teemad, jõgede tagurpidi pööramise projektide vastased liikumised Venemaal, et need kõik on tegelikult alguse saanud nendest Kedrogradi inspiratsiooni saanud või seal kogemust saanud noortest inimestest. Nii et väga palju nagu ka tänapäevane Vene keskkonna liikumine on seal Kedrogradis mingit otsapidi juurtega. Aga mis siis nendest Siberi seedermenni metsadest sai, et kõigepealt need Kedrogradi metsad läksid loomulikult raiesse tavaliste raieplaanidega, aga see mõte inimeste peas, et see seederment on liiga väärtuslik, et raiuda, et seda ei tohiks üldse raiuda, see oli ikkagi ühiskonnas levima hakanud, nii et siis perestroika ajal 80ndatel see mõte hakkas jälle väga lendama ja hakatigi plaanima, et peaks üldse ära keelama seedermenni raiumise. Siin on 89. aastal siis metsandusajakirjades
püütakse pakkuda välja igasuguseid kompromissettepanekuid, et ärge päris ära keelake seda Siberi seedermanni raiumist, et teeme mingid protsendid, et on mingi protsent on elurikkuse jaoks, mingi protsent on selle seedermanni seemnete jaoks, mingi protsent siis jääb valikraieteks ja lageraieteks. Natukene tänapäeval ka räägime protsentidest, aga hoopis teistest protsentidest, mida seal pakutakse, et siin slaidi peal, see ei olegi nii oluline, mis protsenti seal pakuti, aga ikkagi 80ndate lõpus tuligi raiemoratoorium nendele metsade peale ja siis mis mulle tundub, et mida siit õppida, et pendel läks nagu teise äärmusesse, et elurikkuse jaoks on kindlasti väga hea, et need metsad on väga palju aastaid raiumata ja seal on väga uhke elurikkus, aga teiselt poolt tõi see kaasa suure sellise sotsiaalmajandusliku kollapsi ikkagi, et kõik need metsandussektoriga seotud töökohad ja selle Altai piirkonna ikkagi tühjaks jooksmine on kõik seotud sellega, et väga järsku siis lõppes see majandamine ära. Täna ma ei tea, võimalik, et see pendel on nüüd juba teises otsas ja jälle kõik hoopis tööstuslikult lagedaks raiutud, et võib-olla see mõte, mis ma ise mõtlesin selle Kedrogradi peale mõeldes, et see polariseerimine, kui me hakkame pendlit nagu väga ühte ja teise serva liigutama, et mingi hetk täiesti midagi keelatakse ära või mingi hetk midagi tehakse täiesti vabaks, et see pendel hakkab liiga ohtlikult, liiga kaugele käima, et meil on täna ka väga polariseeritud ühiskond ja kindlasti peab enda seisukohtade eest, enda teadmiste eest, enda väärtuste eest seisma, aga ma arvan, et väga oluline on ka selle juures kogu aeg mõelda sellele, et kuidas me omavahelises suhtluses ükskõik kellega ja kuidas siin sektori sees, sektorist väljas, metsasektori ja looduskaitsesektori vahel ja põimides, kuidas me iga päev loome neid inimlikke suhteid paremaks, nii et see pendel oleks võimalikult palju kusagil seal rahulikus tasakaalu asendi juures ja võimalikult vähe läheks äärmustesse. Kõik.